Su hääl mu südames mind puudutab ja elustab. Su vaimu väel, su halastus ja armastus mu hinges taas kord kivi purustab. Su hääl mu südames mind juhatab ja õnnistab. Su vaimu väel kõik haigused ja kaotused su vere läbi võiduks muutuvad. Su vaimu väel kõik haigused ja kaotused su vere läbi võiduks muutuvad. Isa, ma tänan, et me saame su jalge ette panna praegu oma kaotused. Isa, me saame su jalge ette panna oma haigused. Isa, me paneme su jalge ette oma sidumised ja need barjäärid, mida me oleme püstitanud ise. Ja isa, me palume, purusta need kõik. Isa, purusta need ja muuda need võiduks meie elus oma vere läbi. Isa, aita, et mitte keegi ei hoiaks mitte millestki kinni, vaid sinu au ja sinu vägi võiks võidutseda meie elus. Palume seda, issand Jeesus, sinu nimel. Et üks ülistus võiks vabalt voolata meie hinges ja sinu ligiolu oleks ümbritsemas meid praegu. Tänu, issand sulle. Tänada sind selle kõige eest. Oled lahti pääsnud nii pimeduse võimu sees. Tahan järgida sind sellel kitsal teel. Issand, õpeta mind, mu süda hüüab sinu järele. Halleluja.
selle kõige oled lahti päästnud mind pimeduse võimusest. Tahan järgida sind sellel kitsal teel. Issand, õpeta mind, mu süda hüüab sinu järele. Halleluja, et su veri voolas. Halleluja, 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 et su veri voolas. Halleluja, halleluja, et su veri voolas. Halleluja, halleluja, kui sind otsin, siis sind leian. Ja kui sind leian, armun uuesti. Kui sind otsin, siis sind leian.
südant tunda. Nii sügav armastus ei suuda uskuda. Sinu lähedal on hea, nii ülevoola. Kui sind otsin, siis sind leian. Ja kui sind leian, armun uuesti. Kui sind otsin, siis sind leian. Ja kui sind leian, armun uuesti. Tahan istuda su jalges, juua karikast su käes, olla sinu lähedal, su südant tunda. Nii sügav armastus ei suuda uskuda. Sinu lähedal on hea, nii ülevoola. Tahan istuda su jalges, juua karikast su käes, olla sinu lähedal, südant tunda. Nii sügav armastus ei suuda uskuda. Sinu lähedal on hea, nii ülevoola. Tahan istuda su jalges, juua karikast su käes, olla sinu lähedal, südant tunda. Sügav armastus ei suuda uskuda. Sinu lähedal on hea, nii ülevoola. Ma loen psalmi 59 ja ma palun, et me tõuseme selleks ajaks. Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal, kaitse mind nende eest, kes mulle kallale tungivad. Kisu mind ära nende käest, kes teevad nurjatust ja päästa mind verevalajate käest, sest vaata, nad varitsevad mu hinge. Võimsad kipuvad mu kallale. Ometi pole mul üleastumisi ega patusüüd, oh issand. Ilma, et ma oleksin paha teinud, jooksevad nad kokku ning valmistuvad. Virgu mulle vastu tulema ja vaata. Ja sina, issand, vägede Jumal, Iisraeli Jumal,
ärka üles nuhtlema kõiki paganaid. Ära heida armu nurjatuile reetjaile, Seela. Nad tulevad igal õhtul uuesti, uluvad nagu koerad ja käivad mööda linna. Vaata, nad ajavad kurja välja oma suust. Mõõgad on nende huultes, sest nad arvavad, kes seda kuuleb. Aga sina, Issand, naerad neid. Sa pilkad kõiki paganaid. Mu jõud ma tahan hoida sinu poole, sest Jumal on mu kindel varjupaik. Mu helduse Jumal tuleb mulle vastu. Jumal lubab mind parastada mu varitsejaid. Ära tapa neid, et mu rahvas ei unustaks seda. Pilluta nad laiali oma vägevuse sunnil ja tõuka nad maha, Issand, meie kilp. Nende suupatu pärast, nende huulte kõne pärast, jäägu nad kinni oma kõrkuses ning sajatamise ja vale pärast, mida nad räägivad. Lõpeta nad ära vihaleegiga, lõpeta nad, et neid ei oleks, et nad tunneksid Jumala olevat valitseja Jaakobis maailma otsani, Seela. Siis nad tulgu õhtul uuesti ja ulugu nagu koerad ja käigu mööda linna. Hulkugu nad ümber otsides toitu ja kui nad jäävad söömata, urisegu pealegi. Aga mina laulan sinu vägevusest ja hõiskan hommikul sinu heldusest, sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval. Mu jõud, sinule ma mängin lauldes kiitust, sest Jumal on mu kindel varjupaik, mu helde Jumal. Loen Luuka 19:41-48. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jätta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid, öeldes neile, kirjutatud on, minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikoopaks. Ja Jeesus oli päevast päeva õpetamas pühakojas, aga ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust teda hukata, samuti ülikud. Ent nad ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas lippus Jeesuse küljes teda kuulates. Amen. Aitäh Kailile ja Vaidole ja nüüd tahab Kadi meile midagi jagada. Tere hommikul! Võib-olla te veel mäletate, kuidas 2 aastat tagasi minu vend siin üleval seisis ja ütles, et tema hakkab piiblikooli minema. Ja siis nüüd on minu kord kätte jõudnud seda sama öelda. Et mul on hästi kaua südames olnud lihtsalt selline tahe nii-öelda põgeneda Jumala juurde mõneks ajaks lihtsalt. Ja kui ma kuulsin, kuidas Kaur ja Regina ja tegelikult paljud teised ka, kes olid seal samas piiblikoolis Rootsis käinud, rääkisid sellest, kuidas Jumal oli saanud kuidas Jumal oli nii reaalne ja nii lähedal, nii kättesaadav ja kuidas Jumal oli nii kohal nende piiblikooli aasta jooksul, siis see oli see koht, kuhu mina tahtsin ka minna. Nii et mul on see mõte juba hästi kaua peas olnud, et ma väga tahaksin minna ja siis nüüd on see saanud reaalsuseks ja lausa nii reaalseks, et ma kohe juba täna lähen. Sellepärast, et ma nüüd olen tahtnud juba üsna pikka aega tulla ja teile rääkida sellest, aga mul on kogu aeg midagi pühapäeviti ees, nii et ma ei saa tulla siia. Aga nüüd ma kohe olen minemas ja kuidagi
ma natuke muretsen sellepärast, et ma ei muretse. Sellepärast, et ma lihtsalt tean, et Jumal niimoodi kannab mind seal ja ta teab täpselt, mida minul on vaja ja millal minul on vaja. Ja ma tean, et ta tõesti tuleb läbi kohe, kui vaja. Ja ma lihtsalt tahtsin esiteks teile seda jagada, et mind kahjuks nüüd ei ole järgmine aasta siin. Aga teiseks ka seda, et lihtsalt paluda, et võib-olla kannaks mind natukene palves. Et lihtsalt iga Jumala poole sirutatud Jumala poolt abikäsi on väga tänuväärt ja kui kellelgi tõesti tuleb südamesse, siis võib ka rahaliselt toetada, sest et hetkel ma veel täpselt, või noh, et praegu ei ole nagu kiiret sellega, aga ma hetkel veel ei tea, kuidas see aasta välja nägema hakkab ja kuidas kas ma saan sealt tööd või kuidas see läheb. Nii et lihtsalt nii tore on teie ees olla kogudus ja lihtsalt te olete mul hästi kallid. Küll on hea kuulda häid uudiseid. Aitäh, Kadi. Ja nüüd me saame midagi üheskoos teha, pannes kokku meie kaasa toodud ohvrianni ja me laulame sel ajal meie laulikutest üldlaulu number 319.
enne kui jääme ohvritänupalvele, siis on meie jaoks olnud tavapärane, et me võtame siia palvesse kaasa ka läinud nädala sünnipäevalapsed. Aga läinud nädalal ei olnud ühtegi sünnipäevalast. Järelikult palvetame kõikide koguduse liikmete eest. Ja aastapäeva koguduseid oli päris palju, 5, kui ma õigesti kokku lugesin. Eikla Prii kogudus, Koeru vaba kogudus, Pärnu Vene EKB kogudus, Peetel, Suure-Jaani baptisti kogudus tähistas 90. aastapäeva ning Tartu Annelinna kogudus 20. Kallis Jeesus, me teame, et sinu käes on nii taevariigi kõik võtmed kui ka maised varakambri võtmed ja aitäh sulle selle kokku pandud ohvrianni eest. Sina saad anda tarkust seda õigesti kasutada. Palun õnnista igat rõõmsat andjat ja ole ka neile väga ligi, kellel ei olnud hetkel midagi anda. Ja niisamuti tahame paluda sinu kätte ka meie koguduse kõik liikmed, nagu me oleme tavaliselt teinud sünnipäevalastega, et palun inglitiiba neid kõiki varjama. Sa näed ka neid aastapäeva kogudusi, kus hetkel on käimas samamoodi jumalateenistused sinu auks, kallis Jeesus. Ja me teame, et võib-olla me tahaksime jõuda oma südames neisse kõigisse, aga see ei ole ju võimalik, aga palves see on võimalik. Ja sina viibid seal ja oled neid kõiki teenistusi väga õnnistamas ja aita, et ka seal võiks kõik see kuuldu saada külvatud ühele heale pinnasele ja kanda vilja mitmekümnekordselt. Aitäh sulle, kallis taevane Isa. Aamen. Teate, et siin paigas on toimumas siis jumalateenistused kolmapäeviti kell 11. Hetkel veel ei ole reedeõhtust palvekoosolekut, muidu ka reedeõhtuti on palvekoosolek toimumas. Ja pühapäeval siis on meil eesõigus kuulata külalisjutlustajana Gordon Van Velenit. See on siis nädala pärast, kui issanda tulemine viibib, kell 11 algusega. Meie pastor Taavo palus meelde tuletada, et Alfa on algamas siis 28. augustil kell 18.00 ja julgustab kõiki ka sellelt koolituselt osa võtma. See koolitus ju ei kohusta mitte millekski, aga see on kindlasti meile kõigile vaimulikult vajalik, nii et neljapäeval kell 6, kellel on aega ja võimalust. See kiri liikus ringi ka meie koguduse listis nii palju, kui mina nägin. Ja nüüd ma palun, et Anton tuleb, ütleb veel ühe teate ja siis saame kuulda. Tere koguduse rahvas, mul on hea meel teatada, te juba saite aru teadete blokist, et Gordon Van Velen on taas külastamas Eestit. Mäletate, kui eelmisel aastal detsembris me võõrustasime teda koos Kristina Minkuleskuga, siis see oli väga paljudele meist õnnistatud aeg. Ja kes ei tea Gordonit, siis ma ütleks võib-olla nii palju, et see mees on piibliõpetaja, ta on teoloog, ta on kirjanik veel kõigele lisaks ja ka palvekliinikute rajaja. Ja muide, Gordon kirjutas ka Hollandi minu teada esimese Uue Testamendi konkordantsi või kommentaari, mis pidi olema 10 000 lehekülg, umbes nii lai, koos tiimiga muidugi, ja ta osales selles. Ja 2005. aastast alates on ta siis Healing Roomi töös olnud, kõigepealt siis oma kodulinnas ja seejärel teistes paikades ja pärast oma naise surma 2 aastat hiljem, 2007, Jumal kutsus Gordoni rajama ja juhendama Healing Roomsi tiime mitmel pool maailmas
ja ta on aidanud usklikke valmistuda nagu tervendusteenistuseks, lisaks ka Lõuna-Ameerikas paikades nagu Surinam, Guyana, Martinique, lisaks Ida-Euroopas Serbia, Makedoonia, Rumeenia, Läti, Eesti ja siis ka Soomes. Ja me oleme Healing Roomi Eesti tiimiga nüüd olnud Gordonit võõrustamas juba mõnda päeva ja Tartu tiim on temaga tegelenud ja juba 21. augustist on nad siin ja hetkel nad teenivad täna Tõrva kogudust koos Tartu tiimiga ja veel lisaks Gordonile on John Mensing temaga kaasas kuni 27. Eestis. Joanna muide ka Heidi Bakeri missionikoolis õppinud, nii et selline suurepärane jumala naine Gordoniga seekord kaasas. Nii et enne Tõrvat siis oli Tartus 2 päeva seminar, mis läks kuuldavasti väga hästi. Ja sellel kolmapäeval oleme Gordoniga Pärnu Nelipühi koguduses kell 6, siis lähme Saaremaale, reede laupäev Kuressaare Sioni koguduses, teeme seminarid, nii et niisugune paras programm ja siis järgmine pühapäev siin paigas kell 11, pluss siis veel eriteenistus on kell 5 siinsamas saalis ja 1. septembri pühapäeval oleme kell 6 tegemas viimast teenistust temaga Päästearmees Kopli tänav 8. Kõik see info on meie kodulehel olemas, kes tahab veel lisaks vaadata, kui kõik ei jää meelde. Nii et palvetage nende koosolekute pärast, tulge ise kohale, võtke oma tuttavad sõbrad kaasa, ma usun, et see saab olema õnnistatud aeg neile, kes tulevad kohale. Ja üks hea uudis on mul veel, nimelt Healing Roomsiga me andsime välja järgmise plaadi, see projekt ei ole küll mitte väga värske, aga kes mäletavad Päivi Heikilat, kes käis aasta alguse poole meil siin, oli meil siis vaimuliku sõjapidamise konverents ja nüüd on see MP3-na meil saadaval. Siin on 5 jutlust. Esiteks leia oma ülesanne Jumala armees, teiseks tema jutlus vaimulik reaalsus, 3. on vaimulik sõjapidamine, siis valmistumine lõpuaja ärkamiseks ja Jumala kirkuse ilmumiseks ja pühapäevane jutlus räägib teemal koguduse ettevalmistamine toimimaks andides ja kutsumuses. Nii et väga hea plaat, head jutlused, selle saab 5 euroga minu käest või siis ma annan ka Lembile neid plaate, nii et saate neid omale hankida. Aga nüüd, Kadi, ole hea, tule veel korraks siia ette. Me tahame paluda sulle õnnistust Mariga. Kogudus sirutame oma käed Kadi poole ja õnnistame teda lihtsalt. Isa, ma tänan, et sina kutsud ja sina ka läkitad. Aga enne kui sa läkitad, isand, siis sa valmistad. Jumal, ma tänan, et sa oled Kadit kutsunud juba siis, kui ta veel ema ihus oli. Isand, sa nägid teda, sa valmistasid teda, sa õnnistasid teda andidega ja sa panid ühe janu tema sisse sinu järele. Ja isa, ma tänan, et sa oled hoidnud tema teekonda sinu poole. Ja ma tänan, et nüüd sa oled pannud selle kutse ja avanud ka need uksed. Ja isa, ma tahan õnnistada Kadit praegu kõigi taevase õnnistusega. Isa, ma palun, et see teekond võiks olla varjatud, kaitstud, hoitud ja varustatud sinu poolt. Isa, kui ta täna juba läheb, siis lubata võiks kogeda, et ta läheb otse kui sinu jälgedes. Ja leiab oma varustuse igal päeval just sealt, kus tal seda vaja. Isa, ma palun avada süda, kogema sind, võtma talletamisele kõik selle, mida sina tahad tema hinge talletada. Isand, hoia teda eksituste eest, isand. Hoia teda kraavide eest, nii teoloogilistes kui vaimulikes asjades. Isand, ja luba, et ta võiks saada sinu parima kõigest, mida talle õpetatakse. Isand, ma palun võia tema mõistus ja ava tema arusaam. Isand, anna talle rõõmu sinu sõna sügavusest ja isand, lisa talle anda ja võitmist, et eelolevaks teenimiseks. Isand, me tänan, et me võime teda lihtsalt koos kogudusega õnnistada praegu ja läkitada ta teele, isand, sinu nimel, sinu kätevarjus ja isand, sinu rõõmuga. Isand, ma palun, et kõik pimeduse
pahad nõud ja skeemid ja issand, kõik takistused, mis ka tema teele võib-olla veeretatakse, kõik pimedamad päevad ja kahtluse hetked. Issand, ma palun, et tal oleks julgust ja oskust tõsta oma silmad sinu peale ja öelda, issand, sina oled see, kes paned mind seisma minu kõrgustikule. Ja Jumal, ma tänan, et sa oled need kõrgustikud talle juba andnud. Ja Jeesus, ma palun, et ta võiks olla alandlik, et ta võiks olla õppimisvõimeline. Isa, ma palun, et ta oleks tõesti kui üks jünger sinu jalge ees, kui Maarja, kes istus ja õppis ja võttis endasse kõik selle, mida sina õpetasid. Ja üle kõige, Isa, ma palun, et sina ise võiksid olla tema õpetaja nendel aastatel, issand. Ja Isa, me õnnistame teda sinu nimel, issand, sinu antud sõnadega. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu peale ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Küll meil on suur eesõigus, et me võime niimoodi õnnistust paluda ja küll on hea teada, et taevaisa kaitsevari on Kadi sind saatmas ja saatmas ka meid kõiki. Ja nüüd enne, kui me ülistame, siis Maarjus, ole hea, sul on ka meile midagi jagada. Tere, kallis kogudus, ka minu poolt. Kui te mäletate, siis ma andsin ühe lubaduse 6 aega tagasi. Et ma lubasin siis palvetada iga päev vähemalt 5 minutit ja lugeda piiblit vähemalt 5 minutit ja pidin sellest tunnistama 6 aja pärast ükskõik siis, kuidas mul läinud on. Võin siis öelda, et ma ei saa öelda, et 100% on asi läbitud, et ei ole nagu iga päev õnnestunud, aga siiski ma ei saa seda öelda, et ma olen täiega läbi kukkunud, sest et mis ma selle aja jooksul olen õppinud, on see, et vaatamata sellele, kui meil ei ole seda aega ja kui me ei jõuagi lugeda näiteks või tõesti on kiire päev ja päeva lõpus vaatad, et kõik on nii kiiresti läinud ja silmad hoivad kohe kinni, ma tõesti kas või põllude peal jään magama, eks ju, palve hetkel, et ma ei suuda isegi palvet lõpetada, sest ma jään magama. Et siis see, et meie sees on see igatsus, et me igatseme seda, et tulla Jumala juurde ja võtta seda aega, et see on üks siuke protsess, et ma olen varem tähele pannud, et ma nagu võtan ette, et ma üritan midagi, siis paar päeva üritan, vaatan, et ei tule midagi välja ja siis see jääb nagu kuidagi unarusse ja siis ei teegi mitte midagi nagu. See on nagu lukus, sa ei pingutagi selle nimel rohkem, aga kui sa nagu pidevalt, sa nagu tead, et see on mu eesmärk, et ma võtan iga päev selle aja, siis see nagu vaatamata sellele, et sul on võib-olla 2 päeva vahele jäänud, aga 3. päeval sa ikka üritad kogu aeg üritad. Ja ma on aru saanud, et Jumal tahabki, et me pidevalt üritaksime. Isegi kui me mõni päev kukume läbi, me ei suuda võtta võib-olla aega, siis järgmised päevad me ikka üritame. Et see meil sees oleks see igatsus, Jumal läheb meie südamesse ja see on nii oluline, Jumal, näha seda igatsust meie südames, et me tõesti üritame iga päev joosta tema poole, ükskõik kui kiire meil on. Sest et meil on ka vastuseisu. Meil on keegi, kes hoolitseb selle eest, et me ei saaks Jumala ligidale, sest et midagi suurt hakkab juhtuma, kui me jõuame Jumala ligidale. Meil on vaenlane, kes meid üritab iga päev eemale suunata sellest, et me jõuaks Jumala juurde, sest et temal on siis vesi ahjus. Sest et kui meie kogudusena liigume Jumala lähedale, siis lihtsalt vaenlasel ei ole enam ruumi. Sest et Jumala armee kasvab nii suureks ja võimsaks lihtsalt, et ta lihtsalt põgeneb. Ja ma tahan teid julgustada, et isegi kui me
kukume läbi nendes olukordades, kui me ei suuda võtta oma päevas aega Jumala jaoks, siis ärme anna alla, me punnitame edasi, vaatamata sellele, et üks päev, teine päev, kolmas päev, võib-olla 4., 5. päev ka ei õnnestunud, aga 6. päeval ikkagi tulen ja surun läbi. Et võtame selle aja ja püüame koos edasi minna, sest et mis meil on, kui meil ei ole sõjavarustust seljas, siis mis sõdurid me oleme? Et seda selga saada, me peame kuidagi võitlema selle nimel, et see selga saada, sest keegi peidab me varustust pidevalt ära ja annab muid tegevusi, et tegele mingi muu asjaga, et ära seda varustust praegu selga pane. Aga kui seda seljas ei ole, siis on väga valus, kui midagi pihta lendab, et kui rünnakud tulevad, siis meil on väga valus. Ja mul on ka olnud see kuu on olnud kuidagi niisugune töö juures ka ekstra pingeline, kuna on puhkusaeg ja ma pidin asendama ühte töötajat ja tema on nagu paberitöö osa ja minule paberitöö üldse ei meeldi. Ja siis seda on nii palju olnud lihtsalt, et ma tunnen nii suurt pinget, et ma ei suuda seda teha, ma tahan teha tööd hästi, aga ma ei suuda seda lihtsalt teha, mul ei õnnestuse. Ja sellega tuleb niisugune suur pinge ja kiirus ja siis ma lähen hilja magama ja seda juhtub ikka. Ja ma olen nii väsinud ja siis mul ei ole aega võtta Jumala jaoks aega. Aga need päevad, kui ma olen seda aja võtnud, siis need on mind läbi kannud palju tugevamalt. Koos Jumalaga, isegi kui ma ei ole piiblit jõudnud lugeda, siis päevasõna, Raadio 7 päevasõna ma olen ikka püüdnud lugeda, et mingisugunegi vaimulik mõte kodunud kaasa haarata sealt palvekambrist, et mis aitaks mul päeva läbi kanda koos Jumalaga. Ja sellest on kasu olnud, isegi kui ma selle pisikese killukese võtan Jumalale aega, siis see kannab meid edasi. Ja me ei näe seda tulemust kohe, aga see on protsess, mida Jumal meie sees läbi viib. Ja need tulemused tulevad võib-olla hiljem välja, aga see on hea, see protsess toimib ja Jumal viib oma töö lõpule ja ta on lubanud seda, et tema ei jäta seda pooleli. Ja loen siit Filiplastele 4:4, Paulus ütleb, olge ikka rõõmsad issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Ärge muretsegi ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Meil on, kuidas see laul ongi, et rõõm isandas on mu tugevus. Ja me võime olla rõõmsad Jumalas ja tulla tema ette ja tuua oma raskused tema ette ja minna iga päev koos temaga. Ja ma julgustan teid, võtame ikka seda aega ja ma tulen 6 aja pärast jälle ja räägin teile, kuidas mul siis läinud on. Aitäh! Tere, kallis Nõmme kogudus. Ma ju teile ükshaaval jõudsin natuke tere juba öelda, aga siis ütlen kollektiivselt ka. On hästi tore tõesti olla teie keskel üle väga pika aja ja ma tean, et väga paljud on ka mind kandnud mõtetes ja palvetes ja ma olen väga-väga tänulik selle eest, et need kõik on olnud vajalikud ja ma võin öelda, et ma peaaegu et tunnen neid kõiki. Sest seal, kus ma olen mõnes mõttes nagu Kadi, et ma ka läksin välja niimoodi, et ma päriselt täpselt ei tea, kuhu ma lähen ja see, kuhu Jumal mind on viinud Jeruusalemma, on raske koht, kus olla ja seal kuidagi eriti vaimulikult on väga suur pinge kogu aeg, nii et selles mõttes ja samamoodi ka vaimulik abi on väga selgesti tajutav, nii et suur aitäh teile kõikidele. Ja ma lihtsalt tahan ühe väikese mõtte siia lisada juurde ja see on huvitav, me oleks Maarjusega nagu kokku leppinud, et räägime samast asjast, aga me ei leppinud, aga Jumala vaim teadis, mida on vaja teil täna kuulda. Ja ma lihtsalt loen teile korraks Efesuse 6. peatükist paar salmi. Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu.
Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Aamen. Ja see sõna räägib iseenesest juba väga palju ja siit oleks nii palju, mida välja tuua, aga minu elus on olnud viimased aasta aega, kui mitte natuke rohkem, tõeline, inglise keeles öeldakse bootcamp, ehk siis see on see, kui sa sõjaväkke lähed, siis see on see kõige esimene aste, kus sul on saapad kogu aeg jalas ja vorm on kogu aeg seljas ja magad ka vorm seljas ja saapad jalas, et kogu aeg valmis olla ja siuke treening lihtsalt käib. Ja see on see, mida Jumal on minu elus praegu treenimas olnud, ka selle läbi, et ta on mind pannud väga pingelistesse olukordadesse. Esimest korda elus ma olin ka olukorras, kus ma olin riigis, kus käis sõda, kus tuli pommivarjenditesse joosta ja kuuled, tulevad pommid, raketid ja asjad, aga see ei olnudki kõige hirmutavam. Võib-olla kõige hirmutavam oli see, kui tugevasti Iisraelis need vaimulikud asjad siin mõjutavad. Ja siin Eestimaal võib jääda selline mulje, et kui ma tahan, siis ma tegelen selle usu asjaga, et kui ma ei taha, et siis see väga ei puuduta mind. Aga lihtsalt seal see on väga-väga ilmne, et kõik inimesed on sellest väga tugevasti mõjutatud. Ja isegi inimesed, kes ei ole usklikud, ütlevad sageli, et Jeruusalemmas tuleb ära käia aeg-ajalt, sest et muidu võib täitsa lolliks minna, et seal on raske olla. Aga mida ma tahaksin sellest kirjakohast lihtsalt väikese mõttena teile välja tuua, on see, et see 15. salmis ütleb, et teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. See võib-olla jääb meil vahel kahe silma vahele. Et see on, see on selline, et ma olen nagu tore inimene ja et minu juurde võib tulla ja ma aitan ja olen hea ja teen head. Aga see, mis Jumal mulle südamesse teie jaoks täna hommikul pani, on see, et teenimine on relv. See, et sa oled valmis teenima teisi inimesi, see on tegelikult sinu relv. Ja see on täiesti samamoodi siin üles loetletud nagu kõik teised vaimulikud relvad. Ja ma ise olen näinud seda läbi kogu nüüd see möödunud suve ja ka kooli lõppu. Ja ma pean ütlema, et kui ma Iisraeli läksin, siis see kirjakoht oli minu jaoks väga metafooriline, et ma teadsin, et on nagu mingid asjad, aga seal, nagu ma ütlesin, Jumal hakkas täiesti reaalselt õpetama mulle, mida tähendab usukilpi üles tõstma, mida tähendab see, et sa seisad Jumala sõnaga vastu reaalsusele, mis on teistsugune kui see, mida Jumala sõna ütleb. Aga sellest kõigest ma tahan teile välja tuua praegu ainult selle, et enne kui ma sinna läksin, siis mul ei olnud selliseid kogemusi, et õigemini ma ütlen niipidi, et kui ma sinna läksin ja ma hakkasin seda sõjavarustust nii-öelda päev-päevalt iga päev selga panema, siis ja ütlesin ka selle lause, et Jumal, ma alistan ennast sulle ja ma olen lihtsalt saadaval sinu jaoks, ma panen jalga selle valmiduse minna ja kuulutada, nii nagu sina mulle selleks annad, kas sõnadega või tegudega või lihtsalt nende olukordadega, mis minu ette tuleb ja siis järsku hakkas juhtuma. Iga päev hakkas juhtuma väiksemaid või suuremaid asju, mitte nüüd, et ma sain evangeeliumi kuulutada kõikidele kohe, aga väikseid asju, kus inimesed tulid mu juurde, küsisid mult abi ja ma nagu hakkasin märkama sellist seaduspära, et kui ma olin Jumalale öelnud, et ma luban sul mind kasutada, siis ta saatis neid võimalusi, kus ta seda saab teha. Ja ma mäletan, et varem seda ei olnud juhtunud ja ma olin igatsenud, et miks ma nagu ei saa kuidagi välja elada oma usku rohkem. Ja see oli nagu küsimus mu jaoks, aga ma lihtsalt tahan teid väga julgustada, et kui me ütleme Jumalale, et ma olen valmis sul laskma ennast kasutada, siis ta ei tule nagu sunniviisiliselt või kuidagi kohutavalt suurel määral ei valluta su elu ära ja ei saada sind kohe Hiinasse missionäriks, võib-olla kellelgi tuleb see kutse ka, aga ta võib väga ilusti ära kasutada igasuguseid olukordi ja just tänu sellele, et sa oled ise öelnud talle, et ma luban sul seda teha, siis see lihtsalt rõõmustab nagu tema südant nii väga ja miks see on oluline, on ka sellepärast, et meile endale see on relv. See, mida ma olen näinud näiteks laagrites see aasta, on see, et inimesed, ma tunnen oma tiimi.
ma tean, kust nad tulevad, neil on olnud väga raske aasta selja taga, väga paljud on Jumalaga väga raske koha peal ja nad sellest hoolimata, nad on kokku tulnud ja öelnud, et Jumal, kui sa saad mind kasutada, siis kasuta mind nende laste ja noorte heaks ja selle vähese jõuga Jumal on võidnud seda ja paljundanud seda ja nad on ise saanud nii palju õnnistatud, et tundub, et peale seda suurt laagrisuve me peaksime kõik olema kusagil läbakil, aga nad on hoopis vastupidi, nad on üles tõstetud, nad on kastetud ja ma lihtsalt tahan öelda, et on ohtlik jääda kinni sellesse, et ma vaatan ainult iseenda peale, mis minul viga on, mis on minu vaimulik seisukord, kui palju mina täna piiblit lugesin, see on ka oluline muidugi, aga lihtsalt selline ainult iseenda peale vaatamine on ohtlik, sest et sa jääd nagu isoleerituks ja siis sa alati leiad vigu ja see masendab, see ei ole hea ainult iseennast kogu aeg vaadata. Nii et palju parem on anda see vähene, mis sul on Jumala kätesse, öelda, et Jumal, kui sa tahad, siis kasuta mind. Ja läbi selle teenimise võib tulla väga suur õnnistus ja ka kaitse relvana. Aitäh! Võime tõusta veel ülistuseks. Ma tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su lähedal. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Las su vaim täidab selle maa. Las su au katab meie nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Ma tõusen mäele, et näha sind tulema. Et tunda su vaimu tuul. Ma tõusen mäele, et näha su jõgesi. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Las su vaim täidab selle maa. Las su au katab meie maa.
nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu aume maad. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu aume maad. isa, me palume, et su auhiilgus võiks tulla meie maale veel, kui see on võimalik. isa, ma palun, et sa pühiksid ära ja kataksid kinni meie petud. Et sa tuleksid oma ligioluga. Et sa täidaksid janunevad südamed. Et sa täidaksid tühjuse, mis kisendab inimeste hinges. Ja issand, ükskõik, kuidas me ennast tunneme, aita meil minna mäele, kui vaja. Aita meil minna edasi, kui vaja. Aita meil minna nende juurde, kellel on vaja. Ei käima kuulmises ega nägemises, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ei käima kuulmises ega nägemises, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ei käima kuulmises ega nägemises, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ei käima kuulmises ega nägemises, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma vaatan su peale ja lähen edasi, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma vaatan su peale ja lähen edasi, vaid ususse, vaid usus sinusse. Ma vaatan su peale ja lähen edasi, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma vaatan su peale ja lähen edasi, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma kuulen su hääl ja lähen edasi, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma kuulen su häält ja lähen edasi, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma kuulen su häält ja lähen edasi, vaid usus sinusse, vaid usus sinusse. Ma kuulen su häält ja lähen edasi, vaid usus
armas Nõmme kogudus, soovin, et täna Jumal sind kindlasti puudutaks. Kui sa veel ei ole seda kogenud, siis ma usun, et selle sõnumi ajal Jumal saab sulle midagi öelda. Tervitused ka Olevistest. Hea on olla teie hulgas ja teada seda, et me koos vähemalt tahame minna ühes ja samas suunas. Täna on olnud nii, et me oleme kuulnud mitmeid isikliku elu tunnistusi ja kogemusi. Ja kui me võiksime öelda, siis, et see on justkui praktiline osa, siis lõpuks tuleb teoreetiline osa. Ehk et minu tänane sõnum ja see mõte toetub, millest ma tunnistan. Täna on pärtlipäev. See on eestikeelne mugandus Püha Bartolomeuse päevale. Eestlased on seda päeva vanal ajal võtnud kui sügise algust, kui lõikuse algust. Ja tegelikult tuleb ta ju, kes te teate, Jeesuse jüngri Bartolomeuse nime järgi. Ja eestlased on selle niimoodi mugandanud. Aga sellel on ka väga sügav sisu ja tähendus. Kui me loeme Johannese evangeeliumi 1. peatükis, siis 47. salmist me leiame, et Bartolomeust on nimetatud ka Natanaeliks ja see on Iisraeli mees, kellel pole valet. Aga mis on oluline, see mees oli ka tunnistaja. Ja nagu kõik meie usuisad ja apostlid, nad surid enamus märtri surma ja tunnistasid oma eluga Jeesusest Kristusest. Ja nii ka tema. Järelikult see teema, millest ma täna räägin, on ohtlik teema. Sest see võib osutuda ka tänapäeval ohtlikuks meie elule, kui me elame jutumärkides vales riigis. Ma loen Jumala sõna Johannese evangeeliumi 1. peatükist ja salmid 29-34. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. Ja Johannes tunnistas, ma nägin vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib püha vaimuga. Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala poeg. Amen. Ma usun, me kõik oleme näinud fotosid ja võib-olla mõned on teist ka käinud Rio de Janeiros. Seal on üle linna ulatuv Kristuse kuju, mis on üsna palju, kui ma ei eksi, siis ligi 700 meetrit üle merepinna. Ja Kristus on sirutanud oma käed ja nii ta seal seisab. Sõltuvalt sellest, milline on meie suhe Kristusega, võime me seda kuju ka tõlgendada, aga iga kord, kui ma seda fotot näen, siis mulle meenub just see kirjakoht. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Kui me räägime tunnistamisest või mis on meie tunnistamise ja sõnumi edastamise aluseks, siis koguduses ei ole õnneks nii, et me võiksime võtta, et nüüd on jälle järjekordne kampaania. Me ei ela koguduses ühest kampaaniast teiseni, nii nagu meie isiklikus usueluski. Me oleme harjunud sellega, et meie ühiskond ja inimese käitumine on paljude kampaaniatega turundatud. Vahel võib kuulaja arvata, et nagu ma ütlesin, et nüüd, kui me midagi räägime koguduses või alustame uut tööaastat sügisel, et siis on jälle järjekordne uus programm või kampaania. Tegelikult ei ole nii. Jeesus ütles
vahetult enne isa juurde tagasi pöördumit Apostlite tegude 1. peatükis 8. salmis. Teie peate olema minu tunnistajad. Maailma äärteni. Ja see Jeesuse viimane soov on meile olnud 20 sajandit juba aktuaalne. Niisiis ei mingit kampaaniat. Kui me loeme piiblist Kristuse ristimise sündmusest, siis evangelistid Matteus, Markus ja Luukas kirjeldavad Kristuse ristimise sündmust üsna sarnaselt. Aga Johannes, see, mida me lugesime, läheneb asjale pisut teistsuguse nurga alt. Risti Johannesele öeldi ilmutuslikult, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, tema ongi see Jumala poeg, Jeesus Kristus, kes ristib püha vaimuga. Risti Johannese kuulutuses puutuvad kokku 2 erinevat maailma, justkui 2 ajastut. Ta on kui viimane Vanatestamendi prohvet, see sõnumi edastaja, kelle silmad näevad ära Messia saabumise ja selle tõotuse täitumise. Ja samal ajal on ta ka uue ajastu ettevalmistaja. Ta teeb seda, mida senini ükski prohvet ei ole teinud. Ristib neid, kes oma patte üles tunnistasid ning andeks saamist igatsesid. Võib-olla vanem generatsioon mäletab ja mõned nooremad on ehk lugenud, et üsna palju aega tagasi, 1978, külastas Oleviste kogudust USA astronaut James Irwin ja tema jalg on astunud kuu pinnal. Ta kõneles Oleviste kantslis ja ütles midagi minu arvates väga tähelepanuväärset. Ta ütles, palju tähtsam sellest, et inimese jalg on astunud kuu pinnal, on see, et Jumal on astunud maa peale. Ma arvan, et just sellele Risti Johannes siin oma tunnistuses viitabki. Risti Johannese sõnum on mitmes mõttes tähelepanuväärne ja ta on hea sõnumite edastaja. Vaatame, kuidas ta seda teeb. Kõigepealt, kui me tunnistame ja ütleme mingi sõnumi, siis me ikka vaatame, kes räägib. Kõneleja isik on tegelikult sageli palju tähtsam kui see sõnum teinekord ise. Kui see isik, kes sõnumit edastab, äratab usaldust, siis on tõenäoline, et see sõnum võetakse ka vastu. Risti Johannes oli aga tolle aja kontekstis täiesti tundmatu tegelane. Ja sellepärast oli arusaadavalt kuulajatel väga palju küsimusi. Piibli lugejatena, ma usun, me teame, et ta oli Leviidist preestri Sakariase poeg. Ja veel võivad piiblit lugenud inimesed teada, et Risti Johannese ema Elisabet oli alles vanas eas jäänud lapseootele ja saanud oma esimese lapse. Veel me teame, et peale seda sündmust kohtus Risti Johannese ema Elisabet Jeesuse ema Maarjaga ja nad olid ju omavahel sugulased. Millest nad omavahel rääkisid, sellest me piiblist täpselt ei loe, aga me võime põgusalt kirjapandust teada ja aimatavalt seda, et midagi nad rääkisid Jeesuse Kristuse kui päästja tulekust siia maailma, aimamisi. Aga Risti Johannese kuulajad ei tea sellest midagi. Nad küsisid, kes sina oled? Risti Johannes ütleb, mina ei ole Messias. Ta ütleb seda selleks, et välistada igasugused spekulatsioonid sel teemal. Aga rahvas jää rahule küsib, kes siis? Eelia. Eelia võib-olla sellepärast, et teise kuningate raamatu 2. peatükis on kirjutatud, kuidas Elisa võeti üles taevasse. Juudid teadsid seda ja arvasid, et nüüd on Eelia ehk tagasi tulnud. Kes sa siis oled? Johannes ütleb, olen vaid hüüdja hääl kõrbes, kes kuulutab,
Messia tulekut. Johannese ülesanne oli Messia avalikuks teha ja teda ristida. Ja siis ta kadus. See on midagi sarnast, kui isa viib oma tütre laulatusele ja annab peigmehele üle. Isa ei ole enam hiljem tähelepanu keskpunktis, aga pruut jääb. Sõnumi edastamisel on oluline veel see, kuidas ta välja näeb. Sellele omistatakse tänapäeval väga suurt tähelepanu, võib-olla isegi liiga palju. Ja tegelikult vahel on nii, et sõnumit ennast ei olegi, on ainult see, kuidas seda tehakse ja kuidas see sõnumi edastaja köidaks rohkem tähelepanu. Aga eks see oli tolgi ajal oluline. Täna on põhiline reegel see, et sinu välimus peab toetama sõnumit ja tegema selle usaldusväärseks ja vastuvõetavaks. See ei tohi kuidagi kuulajat häirida. Kui täna siia kantslisse kutsutaks pikkade pulstunud juustega ja pika habemega mees, kes kannab kaameli karvadest rüüd, mis on sellise vööga keskkohast kokku tõmmatud, mida me arvaksime sellisest sõnumitoojast? Võib-olla ei ole ka kõige paremat lõhnat temaga kaasas. See tuleb kõrbest, ta on tolmune. Täna me hoopis küsiksime, kas tal on ka perekond, mitu last tal on, kus ta elab, mis haridus tal on. Aga need ei olnud tolle ajal nii olulised küsimused. Tolle ajal oli oluline see, kelle poeg sa oled, mis suguarust sa pärined. Me teame, et ta oli Leevi suguarust, sest ta isa Sakarias teenis preestrina. Piiblist me loeme veel, mis oli ka sagedasti kasutatav tolle ajal, kui inimesed reisisid kõrbes, aga eriti on see tema puhul välja toodud, mida ta sõi. Ta sõi rohutirtse ja metsment. See oli tema lemmiktoit, võiksime jutumärkides öelda. Sest muud kõrbes ei olnud. Ma olen kindel, et täna ükski restoran sellist menüüd ei pakuks ja kui pakuks, siis ma ei ole kindel, kas me väga vaimustuksime sellest. Ja kolmandaks on oluline, kuidas ja millest ta räägib. Risti Johannes ütles, vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Süütu ja veatu, talle ohverdamise tähendus oli juutidele selge. Sellest nad said aru. Sellele ei olnud vaja lisada ühtegi selgitust. Aga et siin seisab keegi, kes suudab kanda kõigi maailma inimeste patud. Ka nende patud, kes tolleks hetkeks ei olnud veel sündinudki siia maailma, see ei jõudnud neile kohale. Nad olid arvestanud sellega, et põlvest põlve on olnud ikka nii, et iga kord, iga patu eest toob iga inimene isiklikult ühe ohvri. Ja kui ta eksib, siis ta peab jälle tooma. Nagu me tähele panime, Risti Johannes ütleb midagi veel väga olulist. Ma olen tulnud veega ristima selleks, et Messias saaks avalikuks Iisraelile. See ongi Risti Johannese tunnistus nii sõnades kui tegudes. Rääkida on hea alati nii, et kuulaja saaks aru. Selleks on vaja kasutada selliseid pilte ja enamusele teada-tuntud sündmusi, et sisu oleks mõistetav. Teate, Jeesus kasutas näiteks Nikodeemusega võstedes võrdlust Iisraeli rahva ajaloos. Ta ütles, nii nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda peab ülendatama inimese poeg. Vaid üks pilk kõrbes ja needus oli kadunud. Samamoodi võime täna mõelda, et kuidas missionärid Aafrikas näiteks võiksid seletada mustanahalistele, sinu patud saavad valgemaks kui lumi. Aafrikas ju lund ei ole. Ja piiblitõlkijad on näiteks pakkunud ühe võimalusena, sinu patud saavad valgemaks kui apelsini koore sisemine osa.
Niisiis on hästi oluline rääkida seda, et Kristus on minu päästja, ta on minu lunastaja, ta on minu patud kandnud, seda teha niimoodi, et kaasal inimesed saaksid aru, mida see tähendab. Kui me ütleme, et Jumala talla on kandnud maailma patud, kas siit tänavalt keegi saaks aru, mida me ütleme? Ma väga kahtlen selles, kui tal isiklik kogemus puudub. Niisiis, kui me räägime tunnistamisest, siis me peame meeles seda, et meie sõnumi alus on küll see kannatanud, surnud ja üles tõusnud Kristus. Aga me peame tegema seda sõnadega ja väljenditega, et inimesed saaksid aru. Me ei loobu sellest alusest, aga me kasutame teistsuguseid väljendeid ja sõnu, et see oleks mõistetav. Millegipärast ma arvan, et igaüks peaks andma oma avaliku tunnistuse pöördumisest. Suures koguduses ei ole see alati võimalik, aga vahel on see võimalik mõnes väiksemas osadusgrupis, palvetunnis, kodugrupis või tavaliselt ka ristimisel meil kõigil on see võimalus anda oma tunnistus. Möödunud nädalal olime oma perega väga õnnelikud, kui meie noorem poeg andis avalikult tunnistuse enne ristimist oma päästjast. Ja ma usun, need hetked, kui me kogudusega kaasa elame, te kogete seda, et see, mille Jumal on algatanud oma poja andmises, see läheb edasi. Ehkki võib-olla vahel me tunneme seda, et ei tea, kas Kristuse võit on ka veel 100, 200 ja 3 aastate pärast niivõrd võidukas, kui ta täna veel maailmas on, kui Kristus ei tule tagasi. Tahan täna julgustada ja kasvatada teie usku, see on nii. Jeesus ütles, minu sõnad ei hävi, kuni ma tulen. Kui ma mõtlen oma esimesele tunnistusele, siis ma arvan, et võib-olla ma olen seda varem ka siin rääkinud. Ma rääkisin mäejutlusest, mis räägib kitsast teest ja laiast teest. Ja ma mäletan seda, kui ma 14-aastasena ilmselt, kui ebamugavalt ma ennast tundsin. Ja kui ma lõpetasin, siis ma mõtlesin, et ma olen täiesti läbi kukkunud ja ma tegin otsuse, et ma ei tee seda mitte iialgi enam. Aga see, mida sa arvad, et sa ei tee mitte kunagi enam, siis Jumal paneb sind sellistesse olukordadesse, et sa ikkagi riskid, kas või läbi kukkuda. Ja nii ka mina. Ma olen valmis iga kord läbi kukkuma. Sellepärast, et ma ei aja oma asja, vaid peaasi, et Jumala hea sõnum saaks edasi antud. Olete minuga nõus? Kui te armastate Jeesust, siis te tahate teha seda ikka jälle ja jälle, et see hea, mida Jumal on meile andnud, võiks saada ka teistele arusaadaval viisil edasi antud, vastu võetud ja kogetud. Ja soovin ka, et täna kas või üks inimene siin parandaks meelt, kui see on vajalik, ja ütleks, ma tahan uuesti alustada. Sellest rõõmustavad taevasinglid. Kui sa oled sina, siis sinu üle on neil palju suurem rõõm kui nende üle, kes on õiged ja kes meeleparandust ei vaja. Loe näiteks inspiratsiooniks apostlite tegudest, kui suure vaimustusega läksid inimesed sellest edasi teistele rääkima. See ei ole ju saladus, et kõige innukamad tunnistajad on alati olnud just vastpöördunud, kes teevad oma usuelus esimesi samme. Nad teevad seda väliselt, võib-olla konarlikult, aga see, mis nende sees põleb, nad ei saa seda endale jätta. Ma usun, see peaks meid kõiki nakatama. Ma arvan, et sellest innukusest on meil õppida. Ja nii nad kutsuvad oma tuttavaid, oma sõpru kõige rohkem koguduse üritusele, võib-olla osadusgruppi, alfakursusele. Kutsu sina ka. Järgmisel nädalal, kui algab alfakursus, püüa leida mõni sõber ja võta kaasa siia. Jumal kõnetab seal.
Kui sa mõtled Johannese tunnistusele ja mõtled siis enda omale, mida sa oled teinekord jaganud, mida me sealt leiame? Nii Johannese tunnistus kui minu tunnistus. On neil midagi ühist? Johannes ütles, ma olen näinud ja ma olen kuulnud. See on meile hea eeskuju. Räägime sellest, mida me oleme oma teekonnal Jumalaga kogenud. See ei eelda alati täiuslikke teadmisi Piibli ajaloost või doktriinidest, Palestiina geograafiast, vaid seda, mida me oleme näinud ja mida me oleme kogenud. Nii nagu Johannes ütles. Ja veel üks asi. Kui me jagame oma läbielatud kogemusi, siis ärme teeme sellest õpetust. Kui niimoodi ei ole sina kohtunud Jumalaga, nagu mina olen kohtunud, siis ei saa arvata seda, et see ei ole päris ehtne. Pea meeles seda, et meil kellelgi ei ole õigust oma kogemust teistele mingilgi viisil kohustuslikuks muuta. Pigem on oluline see, kuidas ma elan. See paistab välja. Sõnu saab lihvida, lauseid saab valida, aga meie teod on avalikud ja neid pika aja jooksul ei peida. Ütles ju ka Jeesus, et teie viljast tuntakse neid. Kandke siis meeleparanduse vilja. Teate, lapsed järgivad meie eeskuju ja meie käitumist, mitte nii palju meie sõnu. Üks väga vana lugu annab ühe ilusa tunnistuse edasi ja ma leian, et see on väga sügav ja see pani mind isiklikult mõtlema. See räägib ühest mõisateenijast, kes äsja oli saanud oma ametisse ja tänapäeva mõistes oli tal katseaeg. Selle teenijanna üheks igapäevaseks ülesandeks oli ka külmal ajal mõisas ahju kütta. Mõisnik tegi sellise katse, et ta esimesel päeval poetas ahju ette põrandale 10 senti. Teenija märkas seda, võttis üles ja tõstis üles lauale. Teisel päeval oli jälle 10 senti ahju ees põrandal. Teenija võttis üles ja tõstis taas laua peale. Ja kui 3. päeval ta märkab jälle kusagil põrandal 10 senti, siis ta võtab taskust 10 senti ja paneb sinna lisaks põrandale. Edaspidi enam 10 sendiseid põrandal ei leidunud. See oli katseaja aususe test. See oli võimas tunnistus, ilma ühegi sõnata. Vahel me arvame, et mida rohkem me inimesi suudame veenda, mida intelligentsemalt ja loogilisemalt me oskame seda teha, seda rohkem inimesed meid kuulavad ja seda suurem mõju on. Jah, tõesti, mõnele võib see olla oluline, aga enamus loeb meid, armsad, kui sõnadeta raamatut. Ja sellepärast ma ei väsi kordamast püha Augustiinuse sõnu, kuulutage evangeeliumi ja kui vaja, siis ka sõnadega. Varsti ma lõpetan, aga ma tahan sulle öelda seda, et kui sa kuuled ja märkad teiste tunnistusi, siis sa saad kindlasti üles tõstetud, julgustatud. Kui ta räägib ausalt oma vigadest, siis sa tunned, et aga minul on olnud samad mured, samad probleemid. Ja nii me kasvame kodugrupis, kas emade grupis, kooriproovis, noorte teenistusel, kus iganes. Ja kui mõni lugu on sind puudutanud, siis küsi sellelt inimeselt, kes rääkis, luba ja kui ta sind lubab seda teha, jutusta seda edasi, sest nii saab Jumala suurus ja au ilmsiks ja teised saavad sellest õnnistusest osa ja nii me kasvame kogudusena koos. Nii saame usus koos tugevamaks. Johannes ütles, ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala poeg. Täna oleme kuulnud palju tunnistusi Kristusest. Ja need tulevad vahel meie ette sellise ootamatu selgusega ja võib-olla ka neilt, keda me ei ootagi.
Ma lõpetan ühe näitega, kui meie koguduse pühapäevakooli juhataja rääkis, et jõuluajal ta tõi talvel kirikusse suure rühma lapsi. Nad kuulasid mõne jõululaulu ja siis pühapäevakooli juhataja rääkis neile jõululoo. Ja kui see suur hulk lapsi seisis meie koguduse Maarja kabelis altarimaali ees, siis küsis loo jutustaja, et kas keegi teab, miks Jeesus tuli? Vaikus. Teist korda sama küsimus, kas keegi teab, miks Jeesus tuli? Pühapäevakooli õpetaja ütles, et ma olin juba lootust kaotamas ja arvasin, et see on üsna loomulik, et ega kaasajal keegi enam ei tea seda, veel vähem need lapsed. Ja lõpuks ütleb üks 6-aastane poiss, ta tuli selleks, et minna ristile. Ta tuli selleks, et meid päästa. Ma arvan, et see on üsna lähedal sellele pildile ja sellele sõnumile, millest Risti Johannes Jordani ääres seistes rääkis, ta hüüdis valjusti, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Ma olen näinud ja ma olen tunnistanud. Seesama on Jumala poeg. Armsad, mingem siis, et tunnistagem meiegi koos. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Isa, me täname sind, et kunagi on keegi olnud, kes meile on sinust rääkinud. Õnnista neid inimesi täna, kui nad veel elavad. Kas nad on meie vanemad, meie vanavanemad? Isand, me täname, et nad on palvetanud meie eest. Ja täna me oleme siin ja koos kogudusega täname, et sa ilmutad ennast oma sõnas ja oma suures armastuses ikka veel ja meile kõigile. Sa oled kõigile kättesaadav, kes sind otsivad, kes sinu nime appi hüüavad. Issand, anna neid võimalusi meile ja neid hetki, kus me saame sinu armastust edasi anda teistele. Ja täna me palume, et see kannaks vilja. Ja lõpuks me toome sinu ette Kaja ema, kes järgmisel nädalal läheb operatsioonile. Kui ta on usaldanud selle palve koguduse kätte, et meie tõstaksime selle sinu ette praegu, siis isa me palume, sündigu sinu tahtmine, sest see on parim. Isa, nii me usaldame kogu tuleviku järgmise nädala, kui sa meil elu kingid. Sinu hoolde palume, et meie elude üle oleks sinu kaitse ja vari, meie kodumaa üle oleks sama ja meie tööd ja ettevõtmised läheksid korda. Issand, tahame käia koos sinuga ja tunnistada sinust. Aamen. Palun istume. Aitäh Tarmole selle hea sõnumi edastamise eest ja nüüd meil jääb veel laulda selle teenistuse lõpulaul, mis on 380.
aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Aamen.